Tänases osas jagan piibli imedes, kuid imedes, mis inimene on loonud ühes Jumala abiga. Kuningas Saalomon kirjutas õpetussõnad 18.2 ja ingliskeelses kuningas James versioonis kõlab see järgnevalt. Mina, tarkus, elan koos mõistlikkusega ja leian teadmisi nutikate leiutiste tarvis. Mina, tarkus, elan koos mõistlikkusega ja leian teadmisi nutikate leiutiste tarvis. Õpetussõnad 8.12 King James tõlkes siis mina, tarkus, elan koos mõistlikkusega ja leian teadmisi nutikate leiutiste tarvis. Heebrea sõna, mis selles kirjakohas leidub, on mezimma ja selle juureks on sammam, mis tähendab plaanimist, kavandamist ja millegi reaalse valmis meisterdamist. Miks on see oluline? Piiblis on sama tüve kasutatud negatiivses kontekstis Paabeli torni ehitamisel, mille me leiame esimese Moosese raamatu 11. peatükis ja 6. salmist, kus Jumal ütleb, ja nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Paabeli torni juures oli tegemist puhtalt tehnoloogilise innovatsiooniga. Inimesed leiutasid uue ehitustehnoloogia, põletatud tellised ja betuumen mürdi asemel. Ja see võimaldas neil ehitada kõrgemale kui eales varem. Kui Saalomon ütleb õpetussõnades, et Jumala tarkus annab meile mezimma, siis ta ütleb sisuliselt, Jumal annab oma rahvale puhta taevase versiooni samasugusest loovast ja tehnilisest võimekusest, mida maailm kasutab mässuks. Jumala antud tarkus toob esile nutikaid leiutisi, mis lahendavad praktilisi ja keerulisi probleeme. Tehnoloogiline läbimurre kuningas Ussia ajal on võib-olla kõige võimsam ja otsesem koht piiblis, kus räägitakse sellest, kuidas Jumal andis oma rahvale sõjatehnoloogilisi leiutisi, mis andsid neile ülekaalu vaenlase ees. Ja vaatame korra teise ajaraamatu 26. peatükki ja salmi 15. Ja eestikeelne piibel ütleb, ja ta tegi Jeruusalemma osavat leiutatud seadeldised tornide ja nurkade peale, noolte ja suurte kivide heitmiseks. Ja tema kuulsus levis kaugele, sest ta sai imepäraselt abi, kuni ta sai vägevaks. Jumal igatseb anda oma rahvale nutikaid leiutisi selleks, et lahendada keerulisi probleeme. Ingliskeelne piibel, jällegi ma loen King James tõlkest, kasutab selles salmis ülimalt spetsiifilist sõnastust. Ja see ütleb, ja ta valmistas Jeruusalemmas osavate meeste leiutatud masinaid tornide ja müüride peale noolte ja suurte kivide tulistamiseks. Kui me vaatame heebrea algteksti, siis me leiame sealt sõna chispanot, mis tähendab seadeldisi, masinaid või mehaanilisi leiutisi. Sõna juur tähendab välja arvutama või inseneritööd tegema. Sõna osavad tähendab siin algtekstis spetsiifiliselt disainereid ja insenere. See oli ajalooliselt katapultide ja ballistade eelkäijate leiutamine Juudas. Piibel rõhutab salmis 15, miks see tehnoloogiline hüpe sündis. Me lugesime, et kuningas Ussia sai imepärast abi. See imepärane abi tähendab, et Jumal ise inspireeris Juuda insenere looma mehaanilisi masinaid ehk tehnoloogiat, mida maailm ei olnud veel näinud. Tänapäeval on sellest sündinud terve teoloogiline suund, eriti ingliskeelses maailmas, kus räägitakse terminist marketplace ministry ehk teenistus ühiskonnas ja ärimaailmas. See on samuti teenistus, kuid see on just sõna otseses mõttes ühiskonnas ja ärimaailmas, kus Jumal aitab oma rahval tuua esile
lahendused keerulistele probleemidele, millele maailm ei ole suutnud vastuseid leida. Mitmed Jumala prohvetid, nende hulgas teoloog ja prohvetlik kõneleja John Dasici ja Jennifer Leclerc väidavad, et Jumalal on taevas valmis tehnoloogilised patendid, tarkvara lahendused, meditsiinilised avastused ja puhta energia ideed. Minu meelest on see ääretult loogiline mõte, sest Jumal ei ole pannud meid sellesse maailma ainult evangeeliumi kuulutama. Ta on pannud meid siia selleks, et lahendada keerulisi probleeme, mis on maailmas. See tarkus peaks olema ju Jumala rahval. Me loeme Danieli esimesest peatükist ja 17. salmist, mis ma usun ka, et on kõigile väga tuttav, kus ütleb, et Jumal andis meile 4 noorele mehele igasuguses kirjas ja teaduses tarkust ja taipu. Jumal andis neile 4 noorele mehele igasuguses kirjas ja teaduses tarkust ja taipu. Nad ei kuulutanud evangeeliumi selles keskkonnas, kus nad olid, sest see oli keelatud. Aga nad tõid esile Jumala suuruse just täiesti teisel viisil. Kui kristlane otsib Jumala tarkust, siis see ei ole ainult teoloogiline tarkus, vaid Jumal võib talle anda nutikaid leiutisi, nagu me lugesime, ideid uuteks ärideks, äppideks, süsteemideks või masinateks, mis muudavad maailma ja toovad ressursse Jumala kuningriiki. Meil tuleb kogudusena oma usku venitada ja hakata paluma neid nutikaid leiutisi, mida maailm praegu vajab väga keeruliste probleemide lahendamiseks. Nii et jah, algkeele süvauuringud kinnitavad, et Jumala tarkus ei ole pelgalt filosoofiline või vaimne, vaid see avaldub väga praktilistes, füüsilistes ja tehnoloogilistes leiutistes, mis teenivad Jumala rahvast ja kogu maailma. Mis on juhtunud Jumala kogudusega? Miks vaebleb maailm üüratute kriiside käes, aga meil ei ole neile vastuseid? Ma usun, et me oleme kogudusena kinni kiilunud. Me oleme jäänud uskuma valet, et Jumalat huvitab ainult sõnadega evangeeliumi kuulutamine, mitte aga praktiliste probleemide lahendamine nutikate leiutiste ja innovatsiooni kaudu. Meie palved on jäänud liiga väikseks. Me hüüame, et Jumal, vaata, kui suur probleem seal või seal on. Tule ja lahenda see, tule ja aita. Ja see on see, kuidas meie palved tõusevad Jumala poole. Aga me unustame ühe asja, ühe väga olulise asja. Jumal ei tule lahendama maailma probleeme eraldi oma rahvast. Ta tahab seda teha läbi meie. Me oleme muutunud liiga mugavaks ja laisaks. Kuna meie endi elus on kõik enam-vähem hästi, ei puuduta teiste valu meid piisavalt, et loobuksime oma mugavustsoonist. Kuid on aeg muuta oma palveid ja lubada Jumalal ennast raamidest välja venitada. Üks väga tark Jumala mees ütles, kui leiutiste ja loovate väljendusviiside tee rajajateks on uskmatud, siis tuleb see sellest, et kogudus on võtnud omaks väära vaimsuse. Ja ma olen täiesti nõus sellega. Kui me vaatame seda meeletut vajadust, mis valitseb maailmas, siis Jumala kuningriigi mõtteviis on või peaks olema. Jumalal on olemas lahendus sellele probleemile ja minul on seaduslik juurdepääs tema müsteeriumidele ja saladustele. Seega ma otsin vastuseid temalt. Kui meil on asjades kuningriigi perspektiiv, siis muutume vastuseks maailmale, nii samuti nagu Joosep ja Daniel olid vastuseks oma aja kuningatele. Kui kristlased on rahul oma eludega ja ei sirutu väljapoole, et aidata neid, kellel veel pole Jumalat, siis me ei täida oma missiooni. Ainult sõnadega evangeeliumi kuulutamine ei too inimesi Jumala kuningriiki. Meil tuleb minna sinna, kus inimesed on, kus on vajadused. Meil on Jumal ja meil tuleb seda näidata maailmale. Teeme korraks rännaku Vana ja Uue Testamendi juurde.
Me heidame pilgu lahendustele ja nutikatele leiutistele, mis olid oma ajas sadu, isegi tuhandeid aastaid ees. Ja sa näed, millised rabavaid ja strateegilisi plaane andis Jumal oma rahvale, et lahendada tolle ajastu kõige keerulisemaid kriise. Jumal ei ole muutunud, ta tahab seda ikka veel teha. Noa laev, mis oli inseneritehniline ime ja meil ei räägita sellest tegelikult. Tänapäeva inimesel on väga raske ette kujutada, kui radikaalselt ajast ees Noa laev oli, sest me oleme harjunud vaatama laevu läbi aastatuhandete pikkuse meresõidu ajaloo. Noa ajal ei olnud aga keegi kunagi mitte midagi sellist näinud. Elati maailmas, kus parimal juhul tunti vaid madalaid roostparve või ühe puu lootsikuid. Selle inseneri töö teeb erakordselt keerukaks ja prohvetlikuks 3 peamist asjaolu. Ja selleks, et ma mööda ei paneks, ma loen need asjaolud. Esiteks, Noa laeval oli täiuslik hüdrodünaamiline vahekord 6:1. Jumala antud mõõdud pikkus 300 küünart ja laius 50 küünart annavad pikkuse ja laiuse suhteks täpselt 6:1. Kaasaegsed Lõuna-Korea laevaehituse uurimisinstituudi teadlased testisid seda mudelit ja avastasid, et see suhe on matemaatiliselt kõige optimaalsem stabiilsuse saavutamiseks hiigellainetes. Tänapäeval kasutatakse täpselt sama suhet hiiglaslike kaubalaevade ja tankerite ehituses. Teiseks, Noa laev, mida ei olnud vaja juhtida. Kuna Noal ei olnud sihtkohta, kuhu purjetada, puudusid laeval mastid, rool ja kiil. Ajastu inimene oleks ehitanud tavalise paadi, mis püüab lainetega võidelda, mis oleks tormis kohe ümber läinud. Laev oli konstrueeritud hiiglasliku triiviga ujuvplatvormina, mis kasutas füüsikaseadusi, nõnda nimetatud püstuvusmomenti, mis sundis laeva end tormis ise automaatselt otseks keerama. Ja kolmandaks, massiivne konstruktsiooniline pinge. Puidust nii suure konstruktsiooni, umbes 134 meetrit pikk, ehitamine on inseneri tehniline õudusunenägu, sest lained painutavad puitu ja tekitavad tohutut väänet. See nõudis sisemiste kambervaheseinte võrgustikku ja 3-tasandilist tekki, mis toimisid laeva sisemise skeletina, sidudes puidu ühtseks monoliidiks, mis pidas vastu üle 30 meetristele lainetele. Vau! See ei olnud lihtsalt suur paat, vaid tipptasemel ujuv saar, mille füüsikalisi printsiipe hakkas inimkond teaduslikult mõistma alles tuhandeid aastaid hiljem. Teiseks, millest Piibel kõneleb, on Hiskija veetunnel Jeruusalemmas ehk Siiloami tunnel. Kuningas Hiskija rajas 8. sajandil enne Kristus hiiglasliku maa-aluse veetunneli, et valmistada Assüüria piiramiseks. Ja me leiame selle loo 2. ajaraamatu 32. peatükis. Prohvet Jeesaja kaudu sai Hiskija kinnitust, et Jumal kaitseb linna ning see andis tõuke teha midagi sõjanduse ajaloo mõistes pretsedenditut. Juhtida Giihoni allika vesi linnamüüride vahele Siiloami tiiki, jättes vaenlase ilma veeta. Miks oli see ajast ees? Tunneli pikkus on 533 meetrit ja see raiuti käsitööriistadega läbi kaljumassiivi. Tänapäeva insenere hämmastab 2 asja. Kõigepealt vastassuunaline kaevamine. 2 meeskonda alustasid kaevamist tunneli eri otstest ja kohtusid täpselt keskel. Kuidas nad ilma GPS-i ja kompassita läbi pimeda kalju teineteist leidsid, on siiani mõistatud. Teiseks, uskumatu kalle. Tunneli vertikaalne kalle on vaid 0,06 kraadi. See on nii täpne kalle, et vesi voolab sujuvalt, kuid ei tekita erosiooni. Sellist nivelleerimistäpsust suudetakse täna saavutada ainult lasermõõteriistadega. Vaatame ka ühte Uue Testamendi uskumatult võimsat ning kõvasti oma ajast ees olevat lahendust.
ja me leiame selle Apostlite tegude 27. peatükist, kes on sügavvee mere navigatsioon tormis. Me teame kõik seda lugu. Apostlite teod 27. peatükis on kirjas üks antiikmaailma täpsemaid ja detailsemaid ülevaateid meresõidust ja laevahukust. Paulus on vangina laeval, mis satub Aadria merel tohutusse tormi, kirdetormi. Kuidas oli see ajast ees, kui kogenud laevameeskond ja kapten kaotasid pea ning tahtsid laeva hüljata, sekkus Paulus, kes sai öösel ingli kaudu ilmutuse ja juhtnöörid Jumalat. Paulus andis meeskonnale täpsed käsud, mitte triivida avamerele, vaid ankrud heita, laeva põhiköitega altpoolt kokku siduda ja selle tehnika nimi on frapping, mida puidust laevadel kriisiolukorras kasutati. Ning ingel andis talle juhtnöörid oodata õiget hetkel laeva madalikule juhtimiseks, et päästa kõik elud. Me teame, et Pauluse Jumalat saadud kriisijuhtimine ja füüsikalist geograafiline vaist päästis 276 inimest olukorras, kus tollane mereinseneri teadus oli täiesti võimetu. Järgmises osas lammutame me ühe suure müüdi ja vaatame, mida Uus Testament tegelikult Jeesuse ameti kohta ütleb. Spoiler, see oli midagi pööraselt enamalt kui lihtsalt puussepp. Kuid see on alles algus. Me võtame ette meie ajastu suurima kriisi. Selle, kuidas moodne digimaailm on inimkonna aju sõna otseses mõttes tuksi keeranud. Te näete, et Jumal ei olnud sellest üllatunud. Temal oli lahendus valmis juba enne, kui nutitelefonid üldse leiutati. Sa kuuled lugu mehest, kes julges küsida võimatuid küsimusi ja sai Jumalalt strateegia, mis lõi kurja plaanid täielikult puruks. Seda sa lihtsalt pead kuulma. Kohtume juba järgmises osas. Ole julge. Sul on suur Jumal. Julge küsida. Julgeid küsimusi, julge palvetada, julgeid palveid selleks, et maailm võiks näha Jumalat sinu elu kaudu. Amen.